käisin talvel MyFitnessis või noh, thanks mees. või noh, ma ütlen, käisin. Ma läksin MyFitnessi. Tere, tore, et tulite. Et meil on siin praegu niimoodi, et kui on uued piirangud, siis korraga võib olla saalis 25 inimest ja nemad praegu kõik on seal sees, nii et praegu saategi siia panna, meil on siuke tabel, saate siia kirja panna nagu selle aja ja kella, mis tahate tulla, siis saategi tulla. Okei, mina tahaksin praegu tulla. Ega sellepärast, et kui on 25 inimest, nemad on praegu seal seeski, aga siinsamas ongi see nagu koht, kus te saate kirja panna, siis saategi tulla. Okei, ma saan aru, selles mõttes ma saan aru, päriselt saan aru. Ainuke küsimus, mis mul on see, et miks te mulle ei ole kirjutanud selle kohta? Ja ma küsin ainult vaata sellepärast, et te kogu aeg kirjutate mulle nagu e-maile selle kohta, mis toimub Netfitis. Ma ei tea, mis asi on Netfit, mind ei huvita, mis asi on Netfit. Te kirjutate mulle uusi shakerite pakkumisi kogu aeg. Siis on uus teade, et olete nagu suure rätiku teinud pooleks ja kaheks, siis saab uusi rätikuid osta. Siis saab seljakotte osta, uusi proteiinibatoone. Mul kõige sellest täiesti ükskõik. Iga kord, kui mul on arve maksmata, te saadate mulle sõnumi, et mul on arve maksmata. Jällegi, ma ei hooli sellest. Vaata, iga kord kirjutate selle kohta, te mulle ei kirjuta. Minu jaoks nagu meie vaheline leping on selline, et mina annan teile raha ja siis ma võin tulla siia ruumi ja siis tõsta raskedased üles, panna raskedased maha. See on minu jaoks nagu kogu meie leping, mitte midagi muud, ma ei taha teada. Mul on täiesti ükskõik kõigest muust, lihtsalt ma tulen siia, teie saate raha, mina tõstan raskedased üles, panen raskedased maha ja kogu nagu leping vaata ja kõige muu kohta, rätikud, shakerid, proteiinibatoonid, eks ole, arve maksad, kõik mulle kirjutate. Aga selle kohta, et ma ei saa siia tulla ja teha seda ühte asja, mille pärast ma teile üldse raha annan, seda te ei kirjutatud. Küsimus on lihtsalt see, et nagu miks? Tegelikult on see info meie kodulehel juba 2 nädalat üleval olnud. Okei, sinu võit. Sellepärast, et tõesti, iga hommiku märkan ülesse. Esimene asi, mis ma teen, on see, et huvitav, mis MyFitnessis toimub. Nad on mulle nii palju kirjutanud ja saatnud igasuguseid asju, aga huvitav, mis teil kodulehel täna on. Tahaks teada. Tõesti, esimese asjana ma lähen vaatan inimeste kodulehel. Ja kõik kohvikud, mis mulle meeldivad, enne vaatan alati kodulehte. Kes see muu peale mingisuguse miljonite käivega suur firma pääseks sellise asjaga, et nad ütlevad sulle, et aga see info on 2 nädalat meie kodulehel üleval olnud. Nagu helistab keegi sulle, et joo, miks sa tööle ei ole tulnud. Aga mul on kodulehel juba 2 nädalat kirjas. Et ma ei ole enam tööle. Nagu mingisugune sa ei jõua vanaema matustele kohale ja siis sulle helistatakse, öeldakse, kus sa oled ja siis sa ütled, aga kodulehel oli kirjas ju. Terve aeg oli kodulehel kirjas, et ma ei tule täna. Ja ma läksin minema. Ja järgmine kord, kui ma jõudsin sinna tagasi, siis ma panin oma selle kaardi sinna ja see ei lasknud mind nendest väravatest läbi. Vabandust, et teil vist eelmisest kuust on jäänud arve maksmata, et saategi selle siin kohe ära maksta, et kas tahate sulas või kaardiga, meil saab ainult kaardiga ja siis võtta püssikorralduse teha, siis ei peaks selle pärast enam muretsema. Ja siis ma ütlesin, et issand huvitav, sellepärast, et mul on juba 2 nädalat perse peal tätoveerima, et ma ei maksa neid arveid nagu MyFitnessile, et kas te ei ole lugenud seda või kuidas te ei ole tähele pannud, sest mul on see perse peal tätoveering on juba 2 nädalat, mul on kiled juba maas ja kõik on nagu tõesti väga huvitav. Ja samamoodi LHV, kelle klient ma olen olnud aastaid, kirjutas mulle hiljuti esimest korda elus kirja ja kogu kirja sisu oli edaspidi kirjutame teile siia. Mis variante te enne proovisite? Kui te hakkasite mulle kirjutama sellele e-maili aadressile, millega ma registreerisin ennast teie kliendiks. Mis arutelud teil kontoris oli? Me ei saa aru, miks Aleksander meie kirjasid kätte ei saa. Oleme kõike proovinud. Sten, sina ju kirjutasid selle graffiti sinna Lasnamäele, sinna seina peale kirjutasid ja niimoodi Katja, Tim, te käisite ju selle, need kirjutasite vene keeles selle pappkastide peale ja riietusite kodututeks ennast ja käisite niimoodi. Sille, sina nende semifooridel olite, kui ta tuli kodust välja, tegid seda asja. Nii, oota, suitsusignaalid tegime ära ja oota, huvitav, mis see võib küll olla, me oleme kõike proovinud. Kuidas ta ei saa meie kirjasid ikka kätte? Kas kellelgi on veel mingisuguseid ideid? Ja siis kontori nurgas on väike sekretär, kes on, mul on üks hull mõte. Ma tean, et te mind kunagi ära ei kuula, aga mis siis, kui ja lihtsalt kuulake mind ära. Mis siis, kui
me kirjutaksime talle sellele emaili aadressile, millega ta registreeris ennast meie kliendiks. ta on täitsa hull mõte. see on pöörane. see on pöörane, aga meil ei ole mitte midagi muud enam alles. aga enne seda persetatueeringud. siin on Steven, tal on masin valmis. laseme aga käia.